Tere! Mina olen Ville Ilves, Patsientide Esindusühingu juhataja olnud juba selle loomisest peale, see on aastast 1993, kui me alustasime. 1994 sai siis loodud oma mittetulundusühing ja juba nendel aegadel üritasin mina seda tervishoiusüsteemi parandada. Proovisime erinevate meetoditega, õppisin huvikaitset, sai tööle pandud erinevad juristid, huvikaitsjad, osutasime patsientidele teenuseid, siis ma olen osalenud erinevate seadusandlike aktide töögrupis, aastal 2000 suisa patsientide õiguste kaitseseadust sai tehtud ja siis öeldi mulle Sotsiaalministeeriumist niimoodi, et teate, patsiendi õiguste kaitseseadust ei tule mitte kunagi ja ei saa mitte kunagi olema. Et nii suur vastuseis oli. Ja mina tol ajal veel ikkagi lootsin, et seda süsteemi on võimalik muuta. Proovisime veel teha igasuguseid erinevaid kohtuasju, läksime Euroopa Inimõiguste kohtusse välja ja erinevate juhtumitega sai proovitud nii ja no, kui süsteem ise ei taha muutuda, siis kahju, aga ta ei muutu. Ja nüüd, kui me räägime uuest ühiskonnast, siis ikkagi ma mõtlesin, et me ei saa ikkagi päris rääkida uuest ühiskonnast, kui me pole rääkinud ka natuke sellest vanast, et mis sellel vanal siis nagu viga on. Ja ma väga püüan kõikidest asjadest kiiresti üle minna, sest iga slaidi juures oleks mul rääkida väga palju igasuguseid juhtumeid, näiteid ja asju, aga täna ma lihtsalt mainin nad ära ja et mis selles vanas süsteemis siis tegelikult häda on. Ja nii palju, kui mina olen sellest aru saanud, see süsteem on seal on põhimõttelised vead sees, fundamentaalsed vead. Ja selles süsteemis on väga palju häid inimesi, kes on läinud sinna tõesti inimesi aitama, nad on suure südamega inimesed, aga süsteem on nad nagu kuidagi ära õginud ja see, mis välja tuleb, on niisugune suur institutsioon, kus see patsiendi heaolu tegelikult ei ole enam üldse tähtis. No, me kõik teame, meie see praeguse meditsiin, ta ei ravi ju põhjust. Ja täpselt nii nagu see mees siin paadis, aga meie tänapäeva meditsiin viskab ainult seda vett välja, aga paadiaugust tuleb kogu aeg juurde. Näeks organit, meil on iga asja jaoks erinev arst, tervikut kui sellist ei vaadata. Ta on keemiapõhine, ainult keemia, aga me teame, et tegelikult on väga palju muid võimalusi tervise parandamiseks. Ravimitööstuse huvides, see ei ole meile täna vist enam kellegile saladus, et paraku see nii on, ravimitööstus on seda võrku pununud väga kaua aastaid ja kahjuks see ei ole meie huvides. Toodetakse patsiente, mitte tervist, antakse aga kogu aeg ravimeid juurde, jälle uus kõrvalmõju, selle kõrvalmõju jaoks on meil uus ravim, selle asemel, et esimest ravimit ära võtta või vähendada, me anname uue ravim, sealt tekivad uued kõrvalmõjud, jälle uus ravim. Ja nii meie patsiendid söövadki tablette hommikust õhtuni, aga tervist ei tule. Meie ühingu, kuna me teenendasime ka erinevaid patsiente, võtsime vastu nende kaebusi ja aitasime neil neid lahendada, siis mis oli meie kõige suurem kaebus? Oligi see, et käin mööda arste, ma söön kottide viisi ravimeid, aga ma jään aina haigemaks. Patsient kui materiaalne objekt. Vaimsust pole olemas, patsiendi õigusi pole olemas. Tal ei ole tegelikult nagu mingit väärtust, ta on mingi number kuskil toimikus. Ja seda oli minul nagu väga kahju teid vaadata ja kõik see aeg, mis ma süsteemis töötasin, ma üritasin seda muuta, ma üritasin viia uusi väärtusi, käisime ka arstidele nii-öelda patsiendi õigustest rääkimas, et patsient ka väärib hoolimist ja armastust, ta väärib oma õigusi, sest ta on vaba inimene ja see keha
kuulub talle. Ja see oli alguses veel esimesed loengud, kui ma käisin sinisilmsena sellest rääkimas, siis see vastuseis ja see negatiivsus ja see pahatahtlikkus, milliste küsimustega mind pärast postitati, see oli minu jaoks nii hämmastav, et isegi osad arstid tulid pärast oma kolleegide pärast vabandama, mind niimoodi rünnati. Ja millest ma siis rääkisin, et patsient on ka oluline. Vale rahastussüsteem. Seda ma olen nagu mõelnud, et no kuidas see on ikka niimoodi, et meil patsiendi heaolust, patsiendi tervisest, ravi tulemusest, tema rahulolust ei sõltu mitte midagi. Absoluutselt mitte midagi. Arst saab igal juhul teenuse osutamisest raha kätte. Ja siin te näete, raha liigub patsiendi selja taga. Haigekassa ja raviasutus teevad omavahel selle rahalise tehingu ja tegelikult see raviasutus peab hoidma õnnelikku haigekassat, mitte patsienti. Ja see, et see rahasüsteem on nagu nii vale, tegelikult toodab iseenesest veel seda niisugust patsiendiga mitte arvestamist. Kallutatud õigusruum. Kogu õigusruum on ainult peavoolumeditsiini keskne. Kõik teised alternatiivmeditsiini viljelejad tunnevad ennast meie õigusruumis ülimalt halvasti, eriti homoepaadid, eks ole, et seal see väike suhkruterakene on võrreldav ravimiga ja Eestis on need asjad nagu täiesti kuidagi balansist väljas ja mul on nagu tekkinud tunne, et selle kallutatud õigusruumi tõttu on riik andnud nii suure sõnumi alternatiivtegijatele, et ei ole oodatud. Ja igaüks tegelebki oma nurgas. Ja mul oli siin hiljuti oli haigus, praegugi natukene hääl ära. Ja kuna ma ei ole väga tihti haigel, siis nagu ei oskagi kuhugi pöörduda. Sest ma ei tea, kus need alternatiivtegijad on. Aga sellest natukese hiljem. Siis paternalistlik. Kas siis patsient on meil alati see pisikene laps, kelle eest meie süsteem hoolitseb ja kahjuks see nii on. Demoraliseeriv. Siin pildi all on kirjas, et kauem elamine pole sinu jaoks. Väga sageli arstid annavad väga tugevaid programme inimestele, millest neil on üsna raske välja rabeleda. Sest arsti sõna on meie jaoks väga tugeva programmilise mõjuga ja neid asju on vaja lihtsalt teadvustada. Ohvrimentaliteeti toite. Kahjuks praegu väga palju, kes käivad peavoolumeditsiinis, nad on sellises ohvriseisundis või siis nad on kõik ära proovinud ja ei leia enam midagi muud. Nad lähevad süsteemi, aga see taastoodab jälle seda uut ohvri seisundit. Ka päästjakompleksi süvendab. Siin on inimesed ise ka mõnes mõttes süüdi, et minnakse arsti juurde, anna mulle nüüd see tablett, ma tahan homme tööle minna. Aga see, et kas mul on endal ka kuskil vastutus, seda väga paljud siiski veel ei taju ja arvatakse, et nüüd see arst mind päästab. Autoritaarne, sina teed nii, nagu mina ütlen. Küsida midagi ei tohi. Ja siia haakub nüüd teadva nõusoleku teema. Meie ühingu teadva nõusoleku ees seisnud väga kaua aastaid, kui kahjuks sellest suurt kasu pole olnud, sest kui ta nüüd natuke, ambulatoorses ravis on enam-vähem veel inimesel õigus oma ravi eest otsustada ja ta vähemalt saab võtta kodus karbist selle infolehe läbi lugeda ja lahti võtta ja nii-öelda otsuse teha kas kodus, siis kui me läheme haiglasse, siis meie teadva nõusoleku õigus kaob sellest hetkest, kui me astume üle haigla ukse.
Siis on see, et meile pannakse kanüüli suvalisi asju, me ei teagi, mis seal on. Hiljem, kui inimesed oma haigusdokumendid kätte saavad, siis seal nad loevad täiesti õudusega erinevaid asju. Seal on unerohtusid, valuvaigisteid, psühhiaatrilisi ravimeid, seal on kamaluga antud selliseid asju ja mitte kunagi ei ole inimese käest nõusolekut küsitud. See on üdini vale, sest iga inimene tajub, tunnetab ise oma tervist ja oma keha. Inimese käest tuleb küsida. Ja kui nüüd keegi on selline, kes hakkab vastu, siis meditsiinisüsteem hakkab terroriseerima ja väga jõhkrate võtetega. Me oma ühingus nimetasime 3 kitli meetod. Kui nüüd patsient hakkab esitama küsimusi või ei ole millegiga nõus, siis pannakse see patsient sellisele madalale voodile istuma ja siis tuleb 3 kitlit niimoodi ruumi. Teinekord kutsutakse, oleneb siis patsiendi sellisest väest, oleneb see arv, mitu kitlit teile sinna ruumi kutsutakse ja siis hakatakse nii-öelda seda otsust murdma, mis on täiesti vale. Ja kui siis midagi läheb halvasti ja me teame, et haiglaravi juhtudest 10% juhtub mingi viga, see on ka Tartu Ülikooli kliinikumi poolt tänaseks see 10% ka saanud kinnituse. Aga kui nüüd midagi juhtub, siis ikka on patsient süüdi. Ja muidugi vastutustundetu. Meil ei ole mitte mingisugust süsteemi vigade kompenseerimiseks ja hakkab toimuma selline vigade mätsimine ja samal ajal siis ka selline see tarokaart annab väga hästi edasi seda niisugust peapilvedes. Kirjutame seda ravimit ja kirjutame seda ravimit, aga meid ei huvita see, mis sinust pärast saab. Et see on natukene meie meditsiinisüsteemi hoiak. Ja vaatamata kõigele läheb enamus inimesi alati tagasi. Ja ütlevad, et teenus on hea. Ma olen nagu alati imestanud, et kõik need patsiendi rahulolu uuringud, sealt tulevad ju tohututes protsentides see, et teenus on hea. Teenus on väga-väga hea. Aga enamus inimesi ei tea mitte kunagi, see 10%, kellega on viga tehtud, nad ei tea mitte kunagi, et nende tervis tegelikult halvenes sellepärast, et arst tegi vea. Nad ei tea seda. Nad ei tea seda, missugune nende tervis oleks, kui neile oleks kokteili jäetud andmata või kui seda asja oleks ravitud mõne teistsuguse meetodile. Nad ei tea seda. Ja sellepärast öeldakse, et teenus on hea. Aga kuidas selline tervishoid siis nagu sünnib? See sünnib tegelikult juba väga-väga varakult elu alguses. Me kõik oleme neid programme otsast otsani täis ja seda on vaja endale teadvustada, et kust see algab. Me oleme väiksed lapsed, lähme arstitädi juurde, arstitädi on väga hea, arstitädi teeb süsti, annab rohtu. Ja see on läbi multifilmides, raamatutes, pildid, plakatid. See ajupesu põhimõtteliselt hakkab juba väga-väga varakult lapsepõlvest peale. Teine programm, mida meile sisestatakse, on see, et ainult arst tohib sind ravida. Mitte keegi teine ei tohi. Konsulteeri arsti või apteekri. Isegi kui ainult näpp on katki, siis ma ei tohi ise seda plaastrit peale panna. See programm nagu sunnib meid oma keha täiega ära andma, vastutust oma keha eest kellelegi teisele andma. Me enam ise oma keha eest ei otsusta. Iga haigusega tuleb süüa tabletti. Ja see on nagu patsientide puhul ka, kui me vaatame, et kui arst ei ole tabletti välja kirjutanud, no mis arst see nüüd on? Patsiendid lähevad ise nõudma seda tabletti ja mingil juhul ei tohi ise ennast ravida. Ega midagi küsida ega uurida. Isegi kui ei ole haige, siis tuleb seksikas õde ja teeb teile süsti. See on siis sellisele noorema meespoole niisugune programm. Et neid programme, kui me õpime nägema ühiskonnas, seal on jälle üks programm, jälle nad proovivad minu ajusse sisse saada. Sest tegelikult mille üle käib sõda? Sõda käib ju meie teaduse üle. Sõda käib selle üle, mida me usume. Sõda käib selle üle, et nemad saaksid oma programme meile pähe istuda. Ja kui me teame,
kus need programmid peidus on, me saame ise neid ümber teha ja ise otsustada. Ja kui me nüüd hakkame sellest programmist enam välja tulema, siis hakkab järgmine programm. Teadlane, lamemaalane, hakatakse naeruvääristama, kogu ühiskond teeb teist, kes hakkate nagu juba oma vastutust tagasi võtma, hakkab teid marginaliseerima, sildistama ja väga paljud inimesed kukuvad sellest momendist tagasi, sest neil ei meeldi see, ei taha seda. Ja ma ütlen, et praegu see tervishoiu mudel on programmeeritud igaühe meist sügavale alateadvusse. Ja kogu see uus tervishoid algab sellest, et me ise lülitame need programmid oma peast välja. Me ise saame aru, kus nad tulevad ja me ütleme nii, ei. Meie lülitame oma programmid välja. Ja seda tasub täiesti ise endale öelda. Mina lülitan oma programmid välja. Mina olen vaba inimene. Mina otsustan ise oma keha eest. Kas vana süsteemi saab parandada? Ma olen 25 aastat proovinud, mina ütlen, et ei saa. Võib-olla on häid ideid, võib-olla keegi pakub parema lahenduse, äkki saab vana süsteemi parandada, ma ei tea. Äkki säilitame osaliselt. No, ma usun, et kiirabi peaks vast jääma, sest seda on tõesti vaja. Aga mis puudutab pikaajalisi kroonilisi haigusi, tänane meditsiin on täiesti kasutu. Kahjuks see nii on. Vanast lahkumiseks on vaja uusi valikuid. Ma enne ütlesin, ma olin ise haige, aga pöörduda ei oska kuhugi. Kui ise hakkama ei saa, kuhu ma siis nagu pöördun? Et kogu see uue süsteemi loomine käibki läbi uute väärtuste. Ja sõna otseses mõttes me peame need oma peast välja opereerima ja uued sinna asemele panema. Isegi kui hakkab see puuteadlaseks ja lamemaalaseks sildistamine, siis öelge endale, ma tean selle protsessi juurde, et ei läheks nagu hirmu ja nagu ei tunneks ennast selle tõttu ebamugavalt. See on protsessi üks osa. Ja mis on selle uue tervishoiu vundament? Ega mina ka ei tea. Ma olen seda nii ja naapidi mõelnud, need on minu mõtted, eks ole, mis ma olen arvanud, et killukesed siit ja sealt, aga ma usun, et kui me teeksime koos ühe korraliku ajurünnaku, siis selle uue tervishoiu mudel sünniks päris kiiresti. Kõigepealt inimene on tervik. Me ei saa vaadata ainult ühte organit ja kõik ülejäänu kõrvale panna. See on vaimsusest lähtuv. Me oleme spirituaalsed olendid. Vaimsus on väga-väga oluline. Me oleme energeetilised olendid ja me peame seda osa ka endas arvestama. See energia on primaarne. Me peame arvestama sellega. Me ei saa oma keha ja oma tervisega muidu hakkama. Uus tervishoid aitab leida ja lahendada tegeliku põhjuse. Igal inimesel see põhjus võib olla erinev. Uus tervishoid on inimese vastutust loov. Keemia asemel on füüsika. Ma arvan nii. Geneetika asemel on epigeneetika. Ja ravivõtted baseeruvad tunnetusel. Et inimese enda tunnetus on juba niivõrd hea, et ta oskab öelda, mulle sobib see paremini kui see, ma tahaks seda proovida. Ja see ise oma sisemisest tunnetusest lähtub juht on kõige parem juht meile. Terviku tunnetus, ka meile endale, et me ei läheks nagu ühte organit uurima, aga nagu, kui me ennast vaatame, siis me vaatame ennast üleni. Mina arvan, et on inimesi, kes arvavad teisiti, aga see on minu isiklik arvamus, et iga
haiguse põhjus peitub alateadvuses. See on peidetud osa, mida me ise ei näe. Meie teadlik meel on see jäämäe ülemine osa. Ja uus tervishoid tegelebki nüüd selle alateadvuse osaga. Ta otsib üles need programmid, lahendab need programmid. Ja kui on vaja, siis tegeletakse ka kehaga, füüsilise kehaga, need kaks asja käivad koos. Ja see, miks alateadvusega tegelemine, miks me ei saa sellega nagu üksi hakkama? Sellepärast, et see on meie eest varjus. Me ei leia seda ise hästi üles, me vajame tegelikult ka siin abilisi. Me vajame kedagi, kes juhendaks meid selles teekonnas, kes tooks välja need momendid ja aitaks meil selle energeetilise osa ära lahendada. Mina olen ise endal päris selliseid suuri seisumbeid niimoodi lahendanud. Aga mõnikord võtab see ka väga palju aega. Aga ma olen päris kindel, et kui me leiame õige põhjuse, siis ka tervise probleem kaob. Uus süsteem aitab muuta inimesel ohvrist loojaks. Et see ohvri seisund on nüüd üks osa sellest haiguse pildist, et mingisugusel osal ikkagi me oleme iseendast selle väe ära andnud ja keegi peab aitama, et seda äge tagasi võtta, kui me ise hätta jääme. Ravivõtted teenivad meid, mitte meie ei teeni neid, kui tänapäeval on. Hästi toredad on need võtted, kus me võtame omale pihku mingisuguse abivahendi ja programmeerime seda. Mine sinna ja tee seda. Oma teadvusega programmeerime ja saadame oma kehas seda tegema asju. Et me ise juhime oma ravi. Ja igal inimesel on oma lahendus ja oma meetod vastavalt põhjusele. Keemia asemel, ma usun, tuleb füüsika ja kindlasti ka kvantfüüsika. Ja meil on juba päris toredaid ja päris häid tegijaid, kes oskavad füüsikat ära kasutada, energiat ära kasutada, kes teavad, mismoodi see kõik liigub, toimetab. Et mina usun, et see on tuleviku tervishoid, on just füüsikapõhine. Ja miks ma ütlen, et geneetika asemel tuleb epigeneetika? Sest praegune see geneetika suund on minu meelest täiesti vale, sellepärast, et geenid ei määra ära meid. Meil võib olla igasuguste haiguste geene, ka see ei määra meid. Geenid ei juhi meie elu. Epigeneetika ütleb, et haigus võib olla, aga haiguste geene lülitavad sisse ja välja väliskeskkonna tegurid. Väliskeskkonna tegurid võivad olla mingisugused keemiaelemendid, mingisugused füüsilised elemendid, mingisugused meie enda mõtted, mingisugused meie enda käitumised. On need, mis lülitavad meie haiguste geene sisse ja välja. Ei ole nii, et me sünnime selle haigusega. Ei ole nii. Geneetika ei juhi meid. Vaid kui me läheme epigeneetika valdkonda, siis me hakkame aru saama, kuidas me ise tegelikult kõike juhime. Ja meil on vaja uut moodi rahastust. Kuidas see täpselt peaks käima, aga mõned ideed, see tasu sõltub tulemusest, patsiendi rahulolust ja maksja on patsiendi tema esindaja. See süsteem tuleb niimoodi luua, et nende asjadega on arvestatud. Muidu me võime ka selle uue süsteemiga minna puusse. Ja see uute mustrite loomine algabki uuest mõtteviisist, uut moodi tervisekäitumisest, oma vastutuse tunnetamisest ja väästatud lahendustest. Ajupesu asendatakse uute väärtustega juba varakult elu alguses. Sellepärast tuleb ka oma lapsi sellest ajupesust välja tuua ja anda neile uusi programme, uusi mustreid. Ja vist aeg on otsas. Ja. Et nendest me tegelikult juba rääkisime.
et selle uue mõtteviisi alged on tegelikult olemas ka praeguses meditsiinis, kui ma mõtlen platseeboefektile. Kõik arstid teavad, mis asi on platseeboefekt. Et kui me usume, siis me võime terveks saada. Räägitakse psühhosomaatilisest haigusest, räägitakse, et stressi töötust teevad haigeks. Aga see on nagu sinna kinni jäänud, ta pole sealt kännu tagant välja saanud. Ma olen kogu aeg imestanud, miks arstid ei mõtle edasi, mis asi on platseeboefekt. Aga ma tänan, ma tunnen, et ma plahvatan informatsioonist, ma oleks tahtnud veel rääkida, aga minu aeg on otsas. Ja ärme seekord siin plahvata. Mitu esinejad tulevad ja siis võib-olla palju koristamist. Olgu.